No tšau, on laupäev ja olen just autoroolis, just liigun kodust välja. Täna on ikka üks megavihmane ilm. Ja nimelt siis, kuhu ma liigun, on see, et ma lähen Tallinnasse. Mul on prillid valmis ja ma lähen prillidele järgi. Ja võib-olla siis käin veel ka poes. Ja siis üksinda, et Herman eile jõudis koju Saksamaalt. Ja siis nüüd on nii-öelda minu aeg. Ma väga naudin seda, ma saan üksinda olla nagu kuidagi jah, et saab natukene nagu oma mõtetega olla. Ja siis vaatame. Ma näitan teile kindlasti oma uusi prille. Siis saate kommenteerida, kas mulle sobivad. See on nagu tore. Mis sinu life updates on? Ma töötu. Juba oled või? Varsti. Kohe. Aga isegi korterit enam. Või nagu, et mul on ülikorter, aga mul enda korterit ei ole. Töötu vallaline. Kas me rändasime just Ja nagu 2017 või 18. Ja. Nii. Mul on nüüd poes käidud. Poes olid mingid jõhkrad soodustused. Ma ei olnud selleks valmistunud. Ma käisin küll prillide järel, aga soodustused olid nii nagu kutsuvad, et ma astusin paari poodi ka sisse. Siin seisse oli mul plaan nagunii minna, et mul oli Melindale plaan püksi osta, et ta kasvab mul kiiresti praegu. Püksid on lühikesed kõik tal. Pükse ostsin, aga prillid, ma mõtlesin, ma panen kohe ette. Ma hakkan nüüd kodu poole liikuma, ma pean veel minema toidupoodi ka, aga ma mõtlesin, ma lähen kuskil mujal toidupoodi. Mul oli nii palju neid kodinaid, et ma hakkan nendega nagu toidupoodi minema. Ja siis ma mõtlesin, et lähen tee peal kuskile. Nii, proovime minu uusi prille. Nii. Tada! Kuidas on? Kas sobivad? Need on nüüd nagu vajavad harjumist. Prillidega on alati see teema, et kui on uued prillid, siis vajavad nagu harjumist, et need prillid on nüüd nagu, esiteks neil ei ole neid ninapatjud, ma olen tegelikult eelistanud neid ninapatjadega prille, aga nende ninapatjadega on mul see teema, et need kogu aeg nagu kuidagi, need lähevad mustaks, need ninapadjad. Ma mõtlen nagu seest poolt ja siis nad näevad natuke koledad välja. Ma olen neid vahetamas ka käinud, aga kuidagi tegelikult ega neil prillidel, need on mul kutsiprillid, kutsimutsid. Need on tegelikult päris korralikud ja ma arvan, ma kannan neid veel paralleelselt edasi ka. Aga praegu olen siis nende mustadega, kuidas tundub, kas need sobivad mulle. Teevad mind rohkem raamatupidajaks või vähem raamatupidajaks. Ma olen nagunii raamatupidaja. Aga need on siis ka Dolce Gabbanad on need. Need on siis ilma ninapatjad, aga pluss veel see, et need on mustade raamidega, et siis kuidagi see nägemine on ka natuke teistmoodi, kui mustad raamid peab harima veits. Nii. Sõidame siis uute prillidega koju. Vot, nii. Aga ma arvan, ma kodus teen teile siis hauli ka, mis ma seal poest nüüd nende soodukatega sain. Natuke riideid nagu natuke koduasju, aga praegu koju ja ma käin toidupoest läbi. Nii, tuli siia, hakkame vaatama, mis siis emme veel ostis lisaks prillidele. Tuli siia minu lepatriinu. Äkki lepatriinu. Aga ma vaatan. Jah. Kas ma vaatan kasulati? Ära näppudega klaasi peale pane, muidu jäävad näpujäljed peale ju. Nii, hakkame pihta. Nii. Klaasid on kinni. Jah. Klaasid on ees, jah, emmel. Nii, Melinda sai siis omale trussikud siin seist. Ei! Mis siin peal on? Esitundid. Siidrunitega trussikud. Nii ägedad, igasugused on siin. Ja roosad. Ja kolased. Ja roosad. See ei ole roosa ju, see on? Lilla. See oli oranž. Vähem. Värvid sassis seal.
Nii, siis sellised püksid. Ma nüüd ostan Melindale... Ei, seda tahan. Oota, vaatame järjest, okei? Need on siis sellised armsad suvised... See minu oma. Melindale ma nüüd vaatan 104 pikkus, et teised kipuvad juba talle väikseks jääma. See on siis 3-4 aastastele. Pudel, Maksmi. Pudeli ka saime siin seist. Vaata, siis olid veel sellised püksid. Ma tahan neid panna. Ma vaatan, palju need maksid. Need maksid 2,99. Siis siin on nüüd komplektis 2 tükki. Ja siin on... Ma tahan neid panna. Ja pärast proovime jalga kõiki neid. Siin on siis ühed on roosad, ühed on sinised. Ja need on siis... Need ka... Ei ole hullu, see on nagu nii läprügikasti. Ja see on 5,99 6 eurot siis. Siin seist. Siis veel siin seist sellised mõnusad püksid. Need on siis ka pikkus 104 ja need maksid 5,99 6 eurot siis. Melinda, siuksed ka lahedad. Siis emme sai endale ka siin seist ühe siukse kleidi. See maksis nüüd soodustusega 8,99. See on siis ka siuke veniv ja siuke suvine ja õhuline. Kus sa läksid, Melinda? Ja mine viska ära siis. Ja ta on niuke nagu õhku läbi laskev, et mõnus. Kindlasti te näete mind selle kleidiga. Siis ma käisin ka Saras. Saras olid igal pool olid jõhkrad soodustused. Et siis sain sellise laheda topi. Seda ma võiks isegi proovida kohe peale. Siuke. Mis sa räägid? Sellise. Siis... Paneme! Rauru. Siis sellise pluusi, siukse kirjaga. Siin on peal kirjas siis... Ma tahan panna. It's all thanks to me. Ma tahan panna. Ja see maksis 15,99. Ma tahan. Ja kohe proovime. Näitame esialgu ära ja siis hakkame sulle selga panema. Siis selline suvekleit. Ka see on nüüd ka Sarast. Selline, see on mega ilus. Oota, emme vaatab, palju see maksis. See maksis 10,99. See on ka siis soodushinnaga. Ma võtan ise, ma olen ilus keitun. Siis selline Sara bluus. See maksis 5,99. Aga kelle oma see on? See on ka sinu oma. Kelle siis veel? Emmele see ei lähe. Ja siis selline. Siin on nüüd hispaania keeles on peal Te quiero mucho, abuela. Minu oma on see. Ja see maksis 4,99. Seda näitame Issile see kindlasti meeldib. Siin on peal kirjas hispaania keeles Te quiero mucho. Oota meil nüüd. Siis siukene armas pluusikene ka 5,99. See on minu oma. See on ka sinu oma. Ja see on ka sinu oma. Ja siis selline suvekleidikene. See oli nüüd 15,99. Oi, selle ma olen võtnud 3 aastast oma, aga ma arvan, et ta on niuke kleenu, et talle on see sobib. Siis, ja siis üks pükstükk. See vist on natuke pikk sul. Ei ole vist, kohe proovime selga. 7,99. Hakkame siis, teeme try on hauli. Okei, proovime selga. Esimene set on seljas. Tee keeru. Ahah, väga moodne. Natuke pikad püksid sulle. Vajuvad alla. No ei ole hullu. Või nagu tädi on selline. Nii, näita nüüd kleidikest. Tee keeru. Sa oled nii pahast tõus või? Tee keeru. Nii, siin on siis Te quiero mucho, abuela. Selline.
ja järgmine kleidikene. Näita nüüd seda outfiti Melindita. Näita. Kuku. Näita, ei tee keeru, aga näita eestpoolt seda bluusit. Näita. Näita palun. Oled ja lepadriinu. Tada! Selline bluus, jah. Ja siis on nüüd siis need roosad püksid. Tee keeru, näita, mis pilt sul pükste peal on, Melinda. Kuku! Näita seda pilti, mis sul pükste peal on. Kus on pilt? Näita. Seal on sul pilt, jah. Hello Kitty pilt, okei. Ei taha näidata. Nii, paneme pükstüki ka. Paneme pükstüki ka. Keeru tegid. Teeme pükstüki, paneme ka. Nii, moeshow sai nüüd läbi ja ma näitan edasi siis, mis mul veel on siin. Prillid on mul peas. Ja käisin veel siis Zara Home'is. Võta nüüd, Melinda. Võta. Ja meil on siis ühes pesu- või vannitoas või õigemini siis duširuumis on puudu need hambaharja topsik. Siis ja ära katki tee. Siis seebi dosaator. Need on siis kõik ühest komplektist. See maksis 12,99, see oli 23,99. Ja siis veel seebialus. Meil on, Herman kasutab tavalist seda vanaaegset seepi, lihtsalt seepi. See maksis 12,99, et siis seebialus samast komplektist. Ja siis, need on emme prillikarp on see. Ja siis Zara's oli veel osadele nõudele olid soodustused. Ja Melindal ma lihtsalt ostsin ühed taldrikud, mis on sellised nagu konkreetse servaga. Sest kui Melinda sööb, siis ta nagu kuidagi selle kahvliga lükkab omal toidu üle ääre ja siis see serv nagu, ma loodan, nagu takistab seda, et see toit läheb kogu aeg üle ääre. Et siis jääb selle serva taha ja ta saab ilusti oma toidu kätte. Ehk siis 2 tükki sellised. See maksis, üks taldrik oli 5,99. See on sinu oma, jah? Siuke tavaline valge. Ja seal oli veel nõusid, olid soodukatega. Üldse ma täiesti, kõik kaubad olid seal alla hinnatud, et ja päris minu meelest täitsa okeid allahindlused olid. Et see on siis praegu kõik ja oli natukene Melindaga siuke messi haul. Meil on täna õhtuks plaanis siis jälle teha tapas. Ja ma mõtlesin, et naljakas, aga jah, iga kord me teeme tapast, aga tegelikult me nii tihti tapast ei söö. Me lihtsalt filmin alati siis, kui me teeme tapast. Aga täna teeme siis jah, lihtsalt nagu suupisteid. Ma teen bruschettat ja ma teen bruschettasid. Bruschetta peale ma panen pesto ja siis ma panen sibula, tomati, no see on peaaegu nagu salsa. Panen siia peale. Siin on mul pandud ka balsamikut ja siis oliiviõli. Ja saiad bruschettad ma teen siis hästi krõbedaks. Plaan on veel teha mozzarella, seda capreset, mozzarellaga, tomatiga. Ja ma arvan, ma kasutan pestot, sest minu basiilid peenras ei näe üldse hea välja. Lisaks on siis juustu. Ma ostsin ühte mingit 10 lambalätse juustu, mitte 10. See on päris hea juust, mulle meeldib. Siis ma ostsin salamid, siis mul on seda Hispaania fuet. Ja ma plaanin veel porgandit tükeldada, siin on mingi hummust, Herman on vist Saksamaalt kaasa võtnud. Tundub mingi Saksamaa kaup. Ja siis panen viinamarju ja vaatame siis, milline see lõpptulemus välja näeb. See on siis see, mis ma siin kiirelt valmistasin.
vihma on nüüd järgi jäänud. Ja nüüd lähme käime õues. Mis sa teed siin? See on maailmasaladus. Nii, aga lähme. Lähme siis jalutama ja siis tuleme tuppa tagasi sööma. Kas te olete näinud tenorit prügi viskamas? Platudega. Oota. Mina viskan selle lihtsalt tagurpidi, kallan sinna. Exactly. Nende biokottidega ongi see teema. Sa pead lihtsalt kallama sinna. Bravissimo. Bravo. Kas te olete näinud tenor, kes viskab niimoodi? Sorteerida. Muidugi ma sorteerin väga ilusti. Niimoodi tehtud. See kõik läheb vastu seda sanga. Nii tore. See on minu parim hetk elus. Ma tahan hoida. Kõik inimesed armastavad meid. Tahan hoida. Ja hoida kaka, see on kaka juba. Ma arvan, et sa võid selle siia. Räägi, kellega sa kohtusid seal Berliinis? No, nagu te mäletate, ma olin eelmisel aastal Tähes. Sain teise koha Parasot Lepland. 3. oli Tanja Mihailova. 4. oli teise kolleeg. Oota, Melinda. Ja siis teise kolleegi. Ja siis oli see, et Melinda ära tee niimoodi. Et ma käisin Das Bild. Oota, mis sa ajad nüüd 2 juttu segamine? Saksamaal, Berliinis Das Bild on... Sa alustasid Tähtede tähest. Ja, aga las ma seletan. No. Ja seal Das Bildis on väga suur Saksamaa ohtuleht või leht, ütleme. Melinda ära tee niimoodi, muidu sa teed endale haige. Ja siis seal oli ka üks artist. Ma ise ei tundnud teda üldse, sest ma ei jälgi ka päriselt. Ma tean tema retronägu, aga ma ei ole nagu kursis, kuidas ta näeb välja praegu ja mis tema teeb elus ja nii edasi. Ma ei ole nagu nii suur fänn ka, aga samas nagu ma pidin seda Sherry Lady laulma seal Tähtede tähes, mis oli ka väga suur challenge mulle ja oli väga huvitav. Ja siis oli niimoodi, et... Kusjuures need on jänesepabulad. Ja, ma näen, jah. Ja inimesed on astunud seal. Nii, igatahes. Aga seda, mis ma tahtsin öelda, et ja ma olin tema kõrval ja siis ta ise nagu tervitasin, ja see on Toomas ja nii edasi. Ja ma ei mõelnud, et see oli päris see Toomas Modern Talkingust ja siis lihtsalt tervitasin. Siis me läksime tema laual. Kõik rääkisid seal saksa keeles, mina ise saan aru mõned asjad, kahjuks ma ei räägi nii hästi saksa keelt, sest see ei ole, ma veel õpin, on ka raske keel, aga võtab aega, kuigi ma ei ela seal. Ja siis oli niimoodi, et ta tõdeti pitsa talle ja siis ma ise nagu, mul oli nii kõht tühi, et ma ise otsustasin võtta ka üks tükk tema pitsas ja siis Valga võttis ja Laslo ka. Aga tema oli väga nagu, ta oli nii, täiesti, ta ei olnud üldse ülbe artist, et kahjuks palju need, eriti kui sa oled seal üleval, vaata. Aga mis hetkel sa said aru, et see on see, et see oli see Modern Talkingu see laulja? Siis ma sain aru, kui me läksime ära. Aga pärast pildi peal, tegelikult siin pildi, ma panen siia pildid ka korraks. Et seal pildi peal tegelikult on tegelikult täitsa näha selle, et see on see sama artist, kes seda Sherry'd laulab. Ja on, ja. Modern Talkingu artist. Ja ta laulis tegu Sherry Lady, aga tal oli teine versioon ja tema hääl oli, Melinda, ja tema hääl oli täiesti teistmoodi. Et kui ta laulis seda, siis ma ise nagu nägin, et see ei ole nagu see, see ei ole see päris, vaata. Ja kõik see, kuidas ta ise nagu... tal oli hääd teismoodi, täiesti teismoodi. Muidugi ta on läinud vanaks ja nii edasi, aga ma ei näost on tegelikult, nüüd tagantjärgi. Ma ka algul ei saanud aru, kes see inimene või kes see mees on selline seal. Aga siis pärast, kui sa mainisid, siis mõtlesin,
on jah tema. Ma siis ka alles panin pildi kokku. Mina ka sain aru, et sellel hetkel, et okei, see on tema. Äge, Aga- lahe kogemus sul. Aga jah, hääl oli nii teismoodi, et ei olnud nagu see väga helle ja muidugi aastad lähevad. Ma usun, et ta on laulnud nagu päris palju peod, et selle pärast hääl muutub. Et jah, aga ei, väga vinge kogemus oli. Jah, kutsud on need. Hi! Hi! Ay, no me toques la cabeza. Ay, no. Ay, no. Tip-top, jah? Tip-top. Ja nii ta ütle, subscribe. Please subscribe. Banaanid on seal või? Jah, seal on banaanipuu. Kus? No seal nad näevad välja monet. Päriselt Melinda tundis ära või? Jah. Melindal on väga hea mälestus. Ma näitasin ühe pildi, kus ta oli, me käisime Malagasse, vaata, me olime lennukis. Ja ta sinna hoidsid teda ja siis hommikul. Ja siis ma oodasin, et kus kohas me oleme seal. Kus kohas me oleme? Ta oodas lennukis. Nojah, ta saab selle sisu, ta jah paneb juba 2 asja kokku, et lennukil on ju konkreetne see, kuidas see kabiin välja näeb. Nojah. Selles mõttes jah, ta paneb 2 asja kokku. Aga ma olin ületunud, et kohe ta oodas lennukis. Okei, kas sa mäletad, ta oodas jah?